No sind võib pidada noorema põlvkonna kunstnikuks. Seda kindlasti, ma just kõige vanem ei ole ja eriti pika staažiga ma ka ei ole, et 10 aastat ma olen kunsti teinud, et see vist väga pikk staaž ei ole veel. Aga alustame siis sellest, et kuidas sind üldse defineerida, millist kunsti sa teed, kelleks sa ennast ise pead? See on hästi keeruline küsimus, et ma olen küllaltki segatüübiline kunstnik, et ma teen suhteliselt laia loomespektrit, et mul on erineva käsitlusega ja erineva temaatikaga tööd. Et põhiliselt, mida ma teen, ma julgeks seda nimetada alternatiivrealismiks või ka pop-sürrealismiks. Et mul on nii popkunsti kui ka realismi sugemeid ja sürrealismi sugemeid hästi palju. Aga eelkõige siis võib sind ikkagi nimetada maalikunstnikuks? Jaa, ma olen suuremas mahus maalikunstnik. Teen ka väiksel määral joonistusi ja eriti väiksel määral graafikat. Sinu puhul on võib-olla huvitav see, et kuigi sa kuulud noorema põlvkonna hulka, oled sa üliviljakas, sul on olnud sadu näitusi, sa oled tohutult palju maalinud. Kust see viljakus tuleneb? No see on, väga raske on mul olla käed taskus ja mitte midagi teha, et ma ise leian, et ma olen hästi laisk ja siis ma üritan sellele vastupidiselt käituda ja laiskust maha suruda. Ja kui ma uued tööd ja asjad valmis saan, siis ma mõtlen, et mis mõttega ma neid enda kapis hoian, et ma parem viin nad välja ja panen nad rahvale vaatamiseks ülesse. Kas seda ohtu ei ole, et väga palju tehes hakkab ühel hetkel kinni kiiluma, ehk siis inspiratsiooni enam ei tule võib-olla piisavalt ja tekib mingisugune loomepaus nii-öelda? Loomepausid tekivad aeg-ajalt küll, et see pidev inspiratsioon ei ole pidevalt stabiilne, et ta lainetab, et käib üles ja alla. Et mõnikord ma teen rohkem ja mõnikord ma teen vähem, aga kui inspiratsiooni ei ole, siis seda on väga lihtne kohale kutsuda, et tuleb tööga pihta hakata ja inspiratsioon tuleb järgi. Kunsti tegemine on sinu jaoks vist üks selline suur nauding ja enese leidmise protsess, tundub mulle nii õigesti. Jaa, see on täiesti õige, et kui tööga alustades ma lähen sellest allist argipäevast välja ja lähen kusagile värvilisemasse maailma ja et see on minu jaoks selline puhkuse moment ja lõõgastus ja töö ühe korraga. Sinu tööde puhul on võib-olla väga huvitav nii tööde kompositsioon kui ka värvide mäng. Need tööd on hästi positiivsed. Sa oled ka öelnud, et sa üldse ei alustagi niisugust tööd, milles võivad olla mingisugused negatiivsed ilmingud. Et see on taotluslik? Jaa, see on täiesti taotluslik, et viimasel ajal, viimaste aastate jooksul ma olen viinud selle enda kunsti nagu positiivsuse, ma olen viinud enda kunsti põhiliseks postulaadiks, et ma üldse ei teegi midagi, kui ma olen halvas tujus või mis võiks olla mingilgi määral negatiivse iseloomuga töö, et ma ei leia, et seda oleks vaja ühiskonda juurde panna, et siin igasuguseid halbu uudiseid ja asju tuleb meedia vahendusel kogu aeg tonnide kaupa, et minu eesmärk on maalida midagi rõõmsamat ja lõbusamat ja pakkuda inimestele selliseid positiivseid momente oma tööde näol interjööridesse ja neid inimesi kuidagiviisi laadida ja motiveerida ja midagi sellist teha. Teatud mõttes sa siis nagu parandad maailma? Mingil määral kindlasti, et see on mu eesmärk, et ma teen nagu positiivseid töid ja selle läbi teen halli argipäeva värvilisemaks. Aga tuleme siit siis kunstniku rolli juurde ühiskonnas. Kes on kunstnik tänasel päeval Eestis? Kunstnik on minu arusaamist mööda loomingulise tegevusega tegelev inimene, kes mõtleb karbist väljapoole ja teeb midagi sellist, mis ei ole tavapärane ega masstoodang või kes teeb midagi loomingulist. Kas kunst on sinu arvates tänasel päeval Eestis
tugeval järjel, kas inimeste jaoks on see, mida kunstnikud teevad, oluline, mida ütleb sinu isiklik kogemus? See on täiesti erinev, sest see kunst, mida mina teen, on paljuski erinev teistest kunstnikest, et iga kunstnik teeb erinevaid asju ja rahva suhtumine kunsti võib olla küllaltki lõhestunud, sest osad kunstnikud teevad selliseid trikke nagu situvad purki ja topivad okastraati vanni ja ma ei tea, mis asju, et ma ei saa nendest asjadest nagu väga hästi aru, aga ma arvan kohati, et rahval on kujunenud sellest ka mingi oma arusaam, et kunstnik on mingil määral rahva silmis muutunud nagu sõimunimeks või sõimusõnaks kohati. Kas ma saan õigesti aru, et rääkides nüüd kaasaegsest kunstist, tähendab see, et ka kunstnike enda seas võib olla mingisugune lõhe, maalikunstnikud ei mõista kaasaegse kunsti tegijaid ja vastupidi? Ma arvan, et see lõhe võib olla isegi nii sügav, et üks kaasaegne kunstnik ei mõista teist kaasaegset kunstnikku. Et mina olen ju samuti kaasaegne kunstnik, aga ma ei mõista paljusi kaasaegseid kunstnikke, kes teevad igasuguseid asju, millest ma nagu aru ei saa. Ja mis minu postulaatidega nagu kokku ei lähe, et ma ei ole nagu kohanud eriti palju selliseid kaasaegseid kunstnikke meie kunstijoones ja näitusesaalis, kes teeksid sellist läbinisti positiivset kunsti, et tehakse midagi muud, et ma ei suuda seda kohati läbini mõista. Sa oled mitmel korral rääkinud, et sa erined ka maalikunstnikest parajal määral. Kas sa võiksid veel korra välja tuua, milles see erinevus täpselt seisneb? No iga kunstnik erineb teisest kunstnikust, et ma isiklikult ei püüa mitte kedagi järgi ahvida, et sellel määral ma kohe kindlasti erinen, aga kas sa teed ka midagi täiesti teistmoodi? On see erinevussoov ka mingis mõttes teadlik või see on niisugune loomulik erinevus? See erinevus on jah, selline loomulik, et ma olen selline, nagu ma olen, et ma ei saa kedagi teist kehastada, sest teised rollid on juba võetud. Tuleme tagasi sinu juurde. Tegelikult sul on ju teatud mõttes akadeemiline taust, sa oled õppinud EKAs, sa oled tegelikult väga varakult kunstiteele sattunud. Jaa, ma olen lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ja enne seda ma olen õppinud kunstikeskkoolis ja kunstiliste tegevustega ma olen lapsest saati tegelenud. Aga kas sa võiksid tuua välja need mõjutajad, mis suunasid sind sellele teele? On seal mingisugused konkreetsed huvid, aspektid, elemendid või tuli see kuidagi läbi juhuse? Mingil väga loomulikul teel sattusid kunstikooli? Kunstikooli ma juba astusin teadlikult, et selleks ajaks ma olin juba sügavuti tegelesin kunstiga. Aga kuidas ma esimesena kunsti enda jaoks avastasin, see on juba keerulisem teema. Et lapsepõlves ma kasvasin maal üles talus, kus olid loomad ja tavaline talupidamine, et siis ma elasin maastike ja looduse keskel. Ja esimese kunstnikuna, kellega ma üldse elus kokku puutusin, oli Salvador Dalí. Et ma nägin mingisuguse vana ajakirja kaane peal tema tööd ja see jättis mulle lapsepõlves mingisuguse kustumatu mälestuse. Ja hiljem ma alles sain teada, kelle tööga tegu on ja mis asi see üldse oli. Et Salvador Dalí loomingut ma olen uurinud kõige rohkem üldse. Aga kas võib öelda, et selle kunstihuvi sa siis nagu enese sees leidsid ise, mitte keegi ei suunanud sind sellele teele, sest tihti on ju niimoodi, et kas tuleb kunstniku juurde õpetaja, kes näeb temas potentsiaali ja hakkab teda mõjutama. Et sinu puhul see siis ei olnud niimoodi, et pigem oli see enese leidmine kuidagi läbi loomuliku arengu. Jaa, see oli nagu täiesti sellise loomulik areng, et õpetajate suunamine on olnud minu jaoks mitmeti problemaatiline, et ma olen teinud õpetajatele ka küllaltki palju vastupidiseid asju.
aga kas see, et sul on akadeemiline taust, et sa oled saanud läbida heade spetsialistidega, kes on sind kindlasti ühel või teisel kombel aidanud, kas see on nagu tulnud kuidagi kasuks või on sellel ka mingisuguseid negatiivseid aspekte, näiteks mingisuguste alateadlike mõjutuste näol? Või on see ikkagi puhtalt äärmiselt positiivne asi kunstniku elus, kui tal on õpetajaid? Jaa, see on, õpetajatega töötamine on kindlasti väga positiivne, see aitab, õpetajad võib-olla panevad sind näiteks tegema mõningaid asju, mida sa võib-olla muidu ei teeks. Ja siis, kui sa need asjad oled läbi teinud, siis sa pärast mõtled, et ma ei teadnudki, et ma siukest asja võiksin ka teha, et see on lisanud kindlasti erinevaid mõttemomente ja midagi ma olen kindlasti väga paljudelt õpetajatelt erinevaid asju õppinud, et nii tehnilisi kui ka mõtteviisilisi ja siis ma olen õppinud ka selliseid asju, mida nad ei õpetanud, et mööda minnes ka midagi sellist üle võtnud. Aga kas see, kui kunstnik vaatab väga palju kunsti, tutvub teiste kunstnike töödega, et kas see mingil määral või mingisugusel hetkel ei või just nagu takistada, kuidas nüüd öelda, tema oma sellist sisemist puhast kvaliteeti, just selles mõttes, et tekivad mingisugused mõjutused, mida siis kunstnik võib-olla ise nagu väga selgesti ei teadusta, ehk siis ta võib-olla teeks ise midagi teisiti, aga kuna tal on need mõjutused, siis need paratamatult teda ühel või teisel kombel suunavad. Et kas see ei ole kunstis aktuaalne? Teiste kunstnike vaatamine, see annab kindlasti juurde erinevaid ideid ja asju, et kui sa teise kunstniku tööd vaatad, et seal sa mõtled ja saad sellest teistmoodi aru ja see lisab kindlasti midagi juurde, et ma arvan, et see pigem hoopis parandab ja harib ja lisab ainult nagu positiivseid mõtteid juurde, sest kui ma isegi näen tööd, mis mulle ei meeldi ja analüüsin seda, siis ma sain teada, mis mulle ei meeldi. Et teisi kunstnikke vaadates ja nende lahendusi uurides ma saan pigem ise targemaks. Kuidas kunstniku tööpäev üldse välja näeb? Ärkad hommikul üles ja hakkad kohe maalima või on mingisugused kindlad ajad näiteks, millal sa teed? Mul maalimiseks päris kindlaid aegu ei ole, et ma 8-5 just pintsel peos ei veeda, et vahepeal ma ärkan hommikul üles, söön midagi, teen mingi hommikuvõimlemise või midagi sellist. Aga igapäevaselt ma ka kunstiga tegelen, et mingisuguse joone ma tõmban igapäevaselt ikkagi ära. Et üldiselt kasvab sellest mingisugune töö välja, et see päris ühe joone juurde pidama ei jää, et kui ma mingi otsa lahti võtan, siis see hakkab argnema sealt. Tähendab, iga päev on siis pintsel ikkagi käes? Jaa. Aga kas ma saan õigesti aru, et siis tegelikult ei pruugi alguses üldse selge olla, mis pildist välja tuleb? See on täiesti tavaline asi mul, et ma alustan mingisuguse visiooniga ja siis see töö käigus muutub kõvasti või muutub hoopis täiesti millekski muuks või siis saab samal viisil, nagu ma ette nägin, ära tehtud, et seal on variatsioone erinevaid. Ehk siis ei pruugi üldse mitte nii olla, et kõigepealt tekib pilt peas ja siis kuidagi visandub lõuendile. Et võib täiesti olla nii ja naamoodi. Jaa, see võib olla niimoodi, et ma näen pilti täismahus ette, see võib olla niimoodi, et ma ei näe pilti üldse ette, et ta tekib töö käigus, et ma alustan täiesti valgest lõuendist ja hakkan sealt mingi joonega minema ja sealt ta tuleb. Aga kuidas üldiselt pildid tekivad, kas näiteks niimoodi, et näed öösel und mingisugusest kindlast asjast ja järgmisel hommikul siis hakkad seda jäädvustama? Või pigem niimoodi, et lähed loodusesse, näed seal mingisuguseid huvitavaid asju ja need inspireerivad? Kõik need variandid on täiesti aktuaalsed, et ma olen nii loodusest leidnud kui unenägudest, kui lihtsalt mõtiskledes või mediteerides, et täiesti on mõeldav leida mingi moment juurde, millest kas saab töö või saab mingile muule tööle täiendus või midagi sellist. Sinu tööd on hästi värvirikkad, aga seal on ka väga palju loomi, inimfiguure, eriti armastad sa vist hobuseid? Jah. Et hobuse teema on mul ilmselt talust kaasa tulnud. Mul küll hobuseid ei olnud, aga maaelu on mul siiamaani hingelähedane ja ma aeg-ajalt käin ka tallitöid tegemas
ja mul on mitu tuttavat tallipidajat ja siis ma väikest viisi tegelen ratsutamise ja hobuste hooldamise ja kõikvõimalike tallitööde ja millega iganes maal annab tegeleda. Kas selleks, et maalida hobust, tunned sa esmalt vajadust väga põhjalikult näiteks uurida hobuse kehaehitust või siis vaadelda hobuseid liikumas või see ei ole oluline? Hobuseid on tore liikumises vaadata, aga ma just päris fotograafilise täpsusega hobust järgi maalima ei hakka, nii et selles mõttes ma nüüd nii väga ennast hobuse anatoomiaga ei ole vaevanud, et ma pigem olen visandanud midagi ära ja siis sellest juba siis kas peast või siis spikerdanud, kuidas hobune välja näeb ja siis täiendanud seda natuke. Ühest küljest on sinu pildid hästi lihtsad, aga samas nad on nihestatud ja tihtipeale tundub, et nende taga on väga keerulised seosed, mingisugused lood, mida võib-olla vaatajal ei olegi niisama hõlbus avada enda jaoks. Kuidas sellega on? Et su kunst võib tunduda lihtne, aga tegelikult seal on taga terved maailmad. Nojah, et ma ise ei pruugi isegi teada, mis maailm seal taga täpselt on, et ma olen ta teinud, et ma ei ole siis mõelnud, mis maailm seal taga on. Et kui vaataja seda vaatab ja ta näeb seal taga mingit oma maailma või midagi, siis see võib ka täitsa vabalt õige olla, et tihtipeale vaatajad näevad neid asju isegi paremini kui ma ise. Ehk siis tähendused ei ole fikseeritud, ei ole niimoodi, et kunstnik teab oma töödest kõike. Võib niimoodi olla, et vaataja teab ühel hetkel rohkem kui kunstnik ise. Täiesti vabalt, sest vaataja võib mu tööd ju tõlgendada kuidas iganes ja mina ei dikteeri vaatajale ette, kuidas minu tööst peab aru saama. Aga kas võib ka niimoodi olla, et ütleme need tööd, kui keegi vaatab neid psühhoanalüütik näiteks, et siis need räägivad midagi sinu elust, sinu läbielamistest, muust sellisest. Kas see võib ka niimoodi olla? See võib väga vabalt olla. Ma ei ole sellist eksperimenti küll läbi viinud, et mõnele sellisele analüütikule oma töid näidanud. Aga selle võiks täitsa ära teha, et see võib päris huvitav olla. Sind võib nimetada rahvakunstnikuks. Ühest küljest sa teed hästi palju näitusi, need näitused on tavaliselt avalikes kohtades, igaüks võib tulla neid vaatama. Teisest küljest sa pead oluliseks kontakti oma ja vaataja vahel. Mida tähendab rahvakunstnikuks olemine sinu jaoks? See tähendab väga palju. See tähendab olla rahvale lähedal, olla rahvale kättesaadav, olla ka rahvale võimalikult lihtne ja arusaadav. Et ma sellepärast ka tihtipeale ei taha nagu selliseid keerulisi kontseptuaalseid teooriaid enda tööde kohta kokku panna. Kui me algul rääkisime sellest, et sa erined millegi poolest teistest kunstnikest, siis võib-olla see on ka üks nendest erinevustest, tähendab rahvakunstnikuks olemine, sest tänasel päeval väga paljud noored kunstnikud taotlevad eelkõige just kriitikute tähelepanu, aga sinu jaoks tundub, et see ei ole kuigi oluline. Palju olulisem on just nimelt see rahva tähelepanu. Kriitikute tähelepanu ma ei välista mitte mingil juhul, et ma hetkel nagu ei ole kriitikute tähelepanu saanud, aga eks ma mingil hetkel seda ka kindlasti saan, et tähelepanu otseselt ei ole minu jaoks nagu fookus olnud, vaid tööde tegemine on minu jaoks fookus olnud ja tähelepanu on tööde kõrvalsaadus olnud. Aga kuidas kunstnikega üldiselt on? Kiputakse ju arvama, et nad on edevad. Kunstnik ikkagi vajab tähelepanu, eks? Jaa, kindlasti. No ma olen kindlasti edev, et selle koha pealt ei ole varianti ka ja lisaks ma olen ka hästi kõrge tähelepanu vajadusega. Et oleks vist päris nukker olukord, kus kunstnik maalib, aga keegi ei vaata peale tema enda? No seda on väga lihtne lahendada, et tuleb maalid kodunt välja viia, siis näeb neid peale sinu enda veel keegi. Sa oled öelnud, et pole põhimõtteliselt ühtegi päeva, mil mõni sinu töö ei ole kuskil avaliku ruumipunktis väljas. On see tõsi? Jaa, see on täiesti tõsi. 2009. aastast alates ma elan põhimõttega, et mul oleks igal nimetatud ajahetkel üleval vähemalt üks näitus. Ilmselt ka see tegelikult eristab sind paljudest sinu eakaaslastest kunstnikest,
ilmselt ei ole keegi vist nii palju näitusi Eestis teinud. Selle kohta mul puuduvad andmed, ma ei ole tutvunud statistikaga. Viimasel ajal ma ei ole ka näituste lugemisega enam tegelenud, et mul on näituste lugemine ka juba ära kadunud, et mul on eesmärk on näitusi teha ja töid välja panna ja ruume kaunistada ja inimeste päeva natuke värvi juurde tuua, mitte lugeda seda kokku, mitu näitust ma olen teinud. Aga igal juhul on see muidugi hämmastav, see näituste rohkus. Sa oled öelnud ka seda, et mõttepaus. Palju linti on? 21 minutit loeb praegu. Kas ma ei näe, palju siin ta lubab veel. Sa oled rääkinud sellest, et tegelikult oled sa eelkõige ikkagi iseõppija, vaatamata sellele, et sa oled EKAs õppinud, et sul on olnud suurepäraseid õpetajaid ja sa oled seda põhjendanud asjaoluga, et kunstnik areneb kogu aeg, ei ole mingisugust lõppu, kuhu jõuda. Kunsti tegemine on lakkamatu protsess. Kas sa selgitaksid seda natukene? Otse loomulikult kunstikool läbi käia on üks asi, aga koolis sa õpid ainult teoreetilisi oskusi. Et mina leian, et kunsti õpib tegema seda tehes. Et kooli ajal mu fookus ei olnud koolitööde ja kooliülesannete ära lahendamisel, vaid omaenda kunstitööde ja asjade ja näituste tegemisel. Et siis enamuse asju ma omandan nagu praktilisel põllul, mitte klassitunnis. Ja ma saan õigesti aru, et väga oluliseks pead sa just nimelt näituste ülespanekute koostamist, tagasisidestamist. Ehk siis näitused on üks väga oluline alustala sinu kunstnikuks olemise teel. Mitte ainult maalimine, aga ka kõik muu, mis sinna juurde kuulub, maalide eksponeerimine. Jaa, eksponeerimine on mul olnud põhiline fookus, et kuna ma seadsin 2009 endale eesmärgiks, et mul oleks igal ajahetkel üks näitus üleval ja selle eesmärgi ma olen täitnud ja ka ületanud, et järgmine kuu mul tuleb, aprillikuus tuleb 5 näitusega kuu, kus mul on üheaegselt 5 näitust üleval. Sa oled nüüd umbes 10 aastat aktiivselt maalinud ja ka näitusi teinud. Kas sa räägiksid sellest, kuidas sa kunstnikuna oled arenenud just nimelt näiteks näituste korraldamisel? Näituste korraldamine on suhteliselt raske ja mitmekülgne teema, et selleks, et üks näituse koht leida avalikus ruumis, siis ma pean 10 erinevat kohta läbi käima, et osadest kohtadest visatakse välja ja saadetakse tagasi, aga see ei takista mind edasi minema järgmisse kohta. Et ja lisaks on ka erinevad ruumid on erineva iseloomuga ning igal kohal on omad eripärad, et millise iseloomuga töid ja asju nad tahavad enda seina ja kuidas seda interjööri lahendada ja et seal on hästi palju väljakutseid, et iga näitus on eraldi väljakutse. Räägime natukene saatest ka. Milliseid kunstnikke sa hakkad inimestele tutvustama? Erinevaid kunstnikke, skulptoreid, maalijaid. Igast valdkonnast? Jaa, igast valdkonnast. Et siin mul just tuli meelde üks keraamik ja siis ma just panengi väikest listi kokku, et kelle juurde külla minna. Jah, kui hakata praegu mõtlema, siis ega kunstisaateid väga palju ei ole. Inimesed teavad suurte kunstnike töid, aga võib-olla ei tea väga palju sellest, kes on inimesed nende tööde taga. Ehk siis tegelikult kunstist võiks palju rohkem rääkida. Kindlasti, sest tihtipeale on see, et tööd teatakse rohkem kui selle tegijat. Aga kuidas kunstnike hulgas muidu on? Kas omavahel suheldakse tihedalt või on ikkagi kunstnik selline oma nurgas nokitseja? On erinevaid kunstnikke, on osad, kes suhtlevad hästi palju ja on osad, kes suhtlevad hästi vähe ja et seal nüüd ühtset mõõdupuud päris ei ole, et nad kõik on erinevad. Sina ise oled vist üks hästi avatud kunstnik?
Ma ei oska sellele küsimusele väga täpselt vastata, et seda on väljastpoolt paremini näha, et ma ise näen seestpoolt, et ma tahaks arvata, et ma olen avatud, aga samas ma arvan, et mul on kõvasti avanemise arenguruumi. Aga kas sul on muidu Eesti kunstniku hulgas ka mingisuguseid lemmikuid või eeskujusid? Jaa, täiesti on olemas. 2 kunstnikku on mul, kes mul on Eesti kunstnikest hästi palju inspiratsiooni andnud ja muljet avaldanud ja keda ma olen uurinud. Üks nendest on Tauno Kangro ja teine on Navi Trolla. Ja kas sa väga lühidalt ütleksid ka, mis sind nende puhul paelub? Nende puhul paelub mind nende nagu produktiivsus, nende töö ja nende looming ja no lisaks mulle meeldivad nende tööd. Et Navi Trolla tööd on ka läbinisti siuksed positiivsed ja hästi armsad ja toredad, et nad teevad päeva palju rõõmsamaks, kui sa neid näinud oled. Ma arvan, et me oleme saanud sinust nüüd üsna hea pildi. Lõpetuseks veel küsimus, mis on sinu kunstniku kreedo ja millised on eesmärgid lähitulevikuks? Minu eesmärk on maalida hall argipäev natuke värvilisemaks ja pakkuda inimestele midagi positiivset. Ja lähitulevikus ma plaanin seda teha ja järgmine kuu mul tulevad ka 3 näitust välja uut, ja siis lähitulevikus on veel ka plaanis uusi näituse kohti otsida, nii et tööd jätkub. Kas sa räägiksid mõne sõnaga tagasisidest, mida on inimesed sinu kunsti kohta öelnud? Kas tagasisidet on pigem vähe või võiks seda olla palju rohkem? Nii ühte kui teist, mõnel näitusel on hästi palju tagasisidet ja tekib hästi paljude inimestega kohapeal vestlusi ja asju ja osad soovivad endale kabinetitöid ja et see on, igas kohas on see erinev, et mõnes kohas võiks rohkem olla, mõnes kohas on tagasiside olematu, aga mõnes kohas on seda jälle hästi palju. Et iga koht on erinev, et siin ei ole nagu sellist ühtset, et tagasiside ka ajaliselt varieerub, et ta on iga aeg erinev. Kas tahaksin veel küsida, kas kunstnikul on võimalik töötada ühel ajal ka mitme maaliga või on tavaliselt ikkagi niimoodi, et võtad ette ühe töö, lõpetad selle ära ja siis tuleb järgmine? See on väga hea küsimus, et ma ise teen oma töid, mõnikord ma teen ühe töö otsast lõpuni valmis, mõnikord ma teen alguse ära ja siis see töö seisab mul võib-olla aasta aega ja siis ma kuskilt kapi tagant koogin selle välja järgmine kord koristamise käigus ja siis teen edasi. Et mõned tööd jäävad pikaks ajaks seisma ja siis ma vahetan neid järjest välja, et teen ühele mingi osa ära, siis teen järgmisele, näiteks maalin veerandi ära ja siis panen järgmise kõrvale. Et osad tööd mul vajavad pikalt kuivamist ja siis ma vahetan nad välja, et ma päris alati otsast lõpuni ühte tööd valmis ei tee, et mõnikord ma teen kümneid maale üheaegselt, et tõstan neid järjest kõrvale ja võtan järgmise ette ja teen järgmisele mõned liigutused juurde. Sinu puhul võib-olla väärib märkimist ka see, et tegelikult sa oled päris palju portreesid teinud, et sa oled ka selles vallas üsna osav. Mida tähendab portreede maalimine sinu jaoks? Üldiselt ma olen portreid teinud avaliku elu tegelastest ja inimestest, kes mind millegagi on inspireerinud, et ma olen nad ise valinud ja võtnud ja teinud nendest portree. Ja väiksel määral ma olen portreid ka tellimuste peale teinud. Kas need inimesed on teadlikud sellest, et sa oled neid maalinud? Mida on nad arvanud? Osad inimesed on isegi teadlikud. Kõikide kohta ma ei ole tagasisidet saanud, aga enamusele on meeldinud. Sa oled alati rääkinud sellest, et väga oluline on ruum, kus maal paikneb. Kas sa selgitaksid natukene neid seoseid oma kunsti ja siis ruumi vahel? Jah, et kui tööd mingisse ruumi panna, siis töö peab selle ruumiga kokku ka sobima. Et see on tihtipeale olnud näitustel väljakutseks, et leida just sobiv töö sellesse ruumi, et seda ruumi nagu täiendada ja elavdada. See võib vist päris keeruline väljakutse olla?
teoreetiliselt on see keeruline, aga teostuselt on see väga lihtne. Võtad ühe töö, paned seina ja kui ei sobi, paned teise töö seina. Kui on valida, eks ole. Üldiselt, kui ma lähen näitust üles panema, siis ma võtan kaasa vähemalt 1,5 korda rohkem töid, kui sinna ruumi läheb. Ja need, mis seina ei sobinud, viin lihtsalt tagasi.